tere taas! Selle videoga vaatame, kuidas on tavaline iPhone'i kaamera võrreldes Oly Biboga. Esimene videoga tahan näidata seda stabiilsust, mis Oly Bibo annab. See video praegu, mida te näete, on filmitud tavalise iPhone'iga ja üritades seda võimalikult paigal hoida. Ja nüüd kohe siia järgneb ka teine video, kus on läbi Oly Bibo ehk see raskus, mis sellel ümbrisel siis on, annab tegelikult päris palju juurde just nagu liikudes. Ehk seda vahet on teil endal märgatav ja mõlemad on täiesti töötlemata klipid. Nii, aga järgmine klipp tahab näidata seda värvide tabamist läbi siis Oly Bibo objektiivi. See on praegu tavaline iPhone. Ja siia järgneb kohe ka Oly Bibo. Ehk siis läbi selle objektiivi, ainult objektiivi koos makroobjektiiviga. See värvide teravus on hoopis teine ja see soojus. Siin on aga pööra tähelepanu sellele, milline on see lainurk ehk kui palju suudab hoomata tavaline iPhone'i kaamera samast positsioonist filmituna ja kui palju suudab hoomata Oly Bibo samast positsioonist filmituna. Vahe on täiesti meeletu minu meelest. Siin on üks foto, kus on võrreldud täpselt sedasama lainurka ja tavakaamera, nüüd on Oly Bibo. Kui märkate, siis ääri ta ei suuda fookuses hoida. See on fotofunktsioonil, küll aga videol on see okei. Sama on siin, see on tavaline iPhone'i pilt. Vaata, kui palju laudu on siin märgata ja kui palju laudu on näha Oly Biboga. Aga samuti ääred ei ole fookus. Videode tegemiseks on ta seega väga hea, kuna ta koosneb nii makro kui lainurk objektiivist ja videod juba oma funktsioonis on natuke sisse suumitud ehk see äärte mitte fookus olemine jää peale. Ta annab stabiilsuse, värvide selguse ja võimaluse oma pilti laiemalt näha. Kuigi fotode puhul me seda tihti ei kasutaks, samas kui kropid arvutis ära jääb ta väga ilus. Nii et otsustage ja mõelge, kas on väärt seda see kaup. Mina igatahes leidsin tast palju kasu.